Me peame piisavalt sööma ja me teame, et Eesti naine ei söö piisavalt. Naisterahvas ei söö hommikusööki. Joob kohvi ja teeb ühe võileiva. Ja see võileib on nagu selline, et seal on see läbipaistev sink, vaata, ja siis üks juustuviil. Hädad ja valud ja need kuumahood, kas see vähendab neid sümptomeid? Ikka see õige toitumine, tasakaalustatud toitumine, oma vanusele kohane toitumine aitab. Jah, aitab absoluutselt. Nii et ikkagi see on hästi palju meis endast kinni. Jah, on küll. Nii, milline see toitumine peab olema? Sa saad juhtida neid kõhubaktereid väga edukalt, et sina oled ikkagi boss. Sa kuulad podcasti Rokkidest sääni. Meie oleme Brit ja Kaidi ja täna me räägime väga põnevast teemast, nagu selleks on mikrobioom. Me salvestame seda episoodi suvel ja see on, võiks ju arvata, et talvel me sööme hästi palju rasvast toitu ja eriti just jõulude ajal, aga tegelikult ju suvel me käime sõpradel külas, toimuvad igasugused grillipeod, võib-olla me isegi ei saa aru, kui palju me sööme rasvast liha, vorstikesi, joome sinna juurde mulli ja veini, aga mida see kõik siis teeb meie soolestikuga? Jah, ja kuidas üldse me saaksime siis mõjutada oma soolestikku või kuidas see meid mõjutab, eks, ja selle jaoks meil ongi siis vaja abi, et sellest aru saada. Me oleme kutsunud külla Katri Merisalu, toitumisteaduse kõrgharidusega toitumisterapeut. Ta on pühendunud soolestiku mikrobiomi teaduse uurimisele ja tal on kogemusi rohkem kui 500 mikrobiomi analüüsi läbiviimisel, töötades Eesti tervise ja mikrobiomi iduettevõtte Elsavi teadustiimiga. Tere, Katri! Tere! Kõik oli õige, mis ma ütlesin, jah? Jaa, just nii. Aga me ennem rääkisime ka sellest, et soolestik on nagu meie teine aju. Näiteks minu jaoks on see olnud ka uus info. Sina imestasid, et kuidas sa ei tea seda. Aga tuli välja, et meie operaator, kes on kaamera taga, ka kuulis seda esimest korda. Absoluutselt ja millegipärast need, kes siis väidavad, et soolestik on meie teine aju, väidetakse, et sellest sõltub ka meie õnnelik olemine, meie vaimne tervis ja üleüldse meie tervis. Nii et kuidas selle soolestiku ja selle aju seosega siis on? Ja viimaste aastakümnete jooksul on rohkem mikrobiomi teadust tehtud ja aina rohkem avastatud seda, kui oluline see kompositsioon, see ökosüsteem, mis meil soolestikus siis elab enne kõike just jämesooles. Seal elab 99,9% sellest mikrobioomist. Mikrobioom on siis terve see kupatus nii-öelda, terve see komplekt ja mikrobiotaks kutsutakse neid mikroobe ja liike siis enne kõike. Et ütleme, et pillid on mikrobiota ja orkester on siis mikrobioom, soolestiku mikrobioom. Väidetakse, et mikrobioom on inimesele sama unikaalne kui tema sõrmejälg. Kas see on tõesti tõsi? Kõik mikrobiomi kompositsioonid on ikkagi erinevad, nad unikaalsed on, et ma ei ole ühelgi inimesel näinud, et oleks ühesugune kellegiga, isegi kaksikutel. Siis kõige põnevamad teadusuuringud, et midagi kontrollida, eks ole, kaksikute pealt vaadata, et kuidas siis neil on. Et ka neil on erinevad mikrobiomi kompositsioonid. Võib-olla natuke sarnased, aga tegelikult ikkagi võib öelda küll, et on nagu sõrmejälg. Ja see mikrobioom kaalub umbes 2,5 kilo kuni 3 kilo, nagu väike koerakutsikas. Ütleme päris märkimisväärne paar kilo, mis meie kaalule juurde annab. Aga mis roll seal mikrobioomil ja mikrobiotal siis on nii meie vaimsele kui füüsilisele tervisele, kui sa nüüd hästi lihtsas keeles räägid selle ära? Ja me teame tänaseks seda, et see komplekt seal aitab toota osasid vitamiine, näiteks K-vitamiini aitab toota, mõned B-grupi vitamiinid, aitab toota lühikese ahelaga rasvhappeid, mis aitavad toota omakorda buturaati, mis hoolitseb selle soolelimaskesta mutsiinkihi eest, mis peab olema selline mõnus ja rikkalik. Siin inimesed kohe mõtlevad kindlasti seda, et väga palju räägitakse ka soole läbilaskvusest. Kas siis see tähendabki seda, et see limaskest on kuidagi kahjustatud ja sealt tekib mingi läbilaskus? Soole läbilaskvus on just seotud selle soolebarjääri ütleme siis tihedusega ja seal peavadki need buturaati tootvad bakterid ja see buturaat nagu toimima, et hoida seda limaskesta tervist. Ja see aitab ennetada seda, et toksiinid näiteks läheksid tagasi meie vereringesse, kus nad võivad siis probleemi hakata
tekitama omakorda. Ta ei ole haigus, ta ei ole diagnoos, ta on sümptom tegelikult lekkiv sool. Niimoodi rahvakeeli öeldes siis. Et tavaliselt, kui on lekkiv sool ja need sümptomid sellele, siis tegelikult mulle meeldib öelda oma patsientidele seletada, et sealt edasi üks samm tegelikult võib välja kujuneda siis autoimmuunhaigus. Et me oskame seostada seda lekkivat soolt, seda sümptomit täna sellega, et sa oled teel millegi tõsisema väljakujunemiseks, et immuunsussüsteem siis ei saa ennast niimoodi õigesti kaitsta ja sellest hakkab see autoimmuunne reaktsioon välja kujunema, siis et keha hakkab ise ennast ründama. Ja muidugi ma olen kuulnud lekkivast soolest, aga millest see lekkiv sool siis tekib? Mis mõjub negatiivselt soolestiku mikrobiomile, sellele komplektile, mis seal on, et hästi tihti räägitakse head bakterid ja halvad bakterid ja tasakaal peab olema, eks ole, hästi ilus, et igal pool võiks olla tasakaal. Et tegelikult kindlasti asi algab sellest, et kui liigirikas see mikrobiom on, kui palju neid erinevaid liike seal on. Me soovime, et ta oleks võimalikult liigirikas ja et ta oleks mitmekesine. Kui me vaatame näiteks neid inimesi, kes elavad 100-aastaseks ja peale ja nad elavad viimased 20-30 aastat seal tervena, et neil on hea elukvaliteet, naudivad oma elu ja neil on tervis hea, eks ole. No see, mida me kõik tegelikult soovime, ma arvan. Siis nende inimeste soolestiku mikrobiomi, kui me vaatame, me näeme, et neil on väga liigirikas see, neil on mitmekesisus seal väga uhke ja siis me vaatame ka seda, et mis see nende toitumine on. Et siinkohal ma just toon näiteks siis need sinised tsoonid, blue zone, siis ütleme Vahemereäärsed Jaapani saarestik, et ma ütlen vahel, see blue zone siis on need tsoonid, kus inimesed elavad vanemaks kui 100 ja vanemaks 100 lihtsalt. Et neid inimesi on rohkem kui teistes kohtades ja siis meile meeldib neid uurida, eks ole, et miks nad, mida nemad teistmoodi teevad, aga nende mikrobiomi vaadates siis me saame neid järeldusi teha täna, et mida mitmekesisem, mida liigirikkam ja et seal oleks tasakaal. Aga mida nad siis teinud on, et neil on see liigirikas ja mitmekesine mikrobiom? Kuidas saab mõjutada? Üks on kindlasti stress ja stressi juhtimine, närvisüsteemi regulatsioon. Stress mõjutab soolestiku mikrobiomi väga kiiresti. See suhtlus käib aju, meie närvisüsteemi, kesknärvisüsteemi ja meie soolestiku vahel, see on paari sekundi küsimus. Et ütleme, kui sa koged stressi, me kõik kogeme tänapäeval mingites olukordades stressi, mõned taluvad seda paremini, teised vähem. Küsimus on stressi juhtimises, kui hästi sa oskad oma närvisüsteemi reguleerida, et tulla sellest kohast välja. Siis see stressi olukorras see signaal jõuab ka siis sinna soolestiku mikrobiomi ja võib täitsa juhtuda, et need nii-öelda head bakterid, millest me palju räägime, mis aitavad seal toota konkreetseid ühendeid ja panustavad meie immuunsussüsteemi tugevusesse näiteks ja nii edasi, need võivad muutuda siis tegelikult nii-öelda halbadeks bakteriteks hakata tootma näiteks toksiine, just ainult seetõttu, et sa koged stressi ja teine väga lihtne viis ja kiire viis, kuidas seda soolestiku mikrobiomi mõjutada, on kindlasti toiduvalikud, mis me teeme. Oota, aga kui nüüd mul on stress ja mul on tekkinud nüüd juurde kõvasti neid halbu baktereid, nii, mis siis minu kehaga ja minu organismiga juhtub edasi? Need halvad bakterid, mis muidu ütleme, kui see soolestik on tasakaalus, kui nende nii-öelda heade ja halbade bakterite vahel on niisugune hea tasakaal, nad hakkavad tootma näiteks toksiine, ja need toksiinid omakorda, kui see kestab paar päeva, võib-olla pikemalt, see hakkab juba mõjutama sinu heaoluga, sinu vaimset tervist, et sealt see soolestiku mikrobiom saadab sinu aju signaale, sa koged rohkem stressi, see paneb sind huvitavamaid valikuid võib-olla tegema, mida sa muidu ei tee. On need võib-olla toidud, mingid suhkrurikkad toidud, mingisugused maiustused, oled sa stressisööja näiteks. Kas lohutustoid? Jah, kartulikrõpse. Jah, kartulikrõpsud, šokolaadid, alkohol kindlasti. Ja, need toidud siis annavad hoogu juurde nendele põletikubakteritele, kindlasti ka seentele, mis seal on, kellele meeldib suhkur ja siuke rasvane ja nii palju, kui nemad saavad toitu juurde,
nemad kasvavad nii-öelda suuremaks, koloniseerivad rohkem ja need head bakterid kaotavad oma kohad nii-öelda seal mikrobiomis, sest nad ei saa toiduks omale väärtuslikku kiudainet, mis on siis meie mikrobiomi bakteritele otseselt toiduks. Et teinekord ma seletan oma patsientidele seda, kes ütlevad, aga ma ei suuda vastu panna sellele magusale, mu tahtejõud ei ole nii suur, siis ma seletan neile seda mikrobiomi mõju tegelikult, eks ole, et see pole ainult sina, see pole ainult sinu tahtejõud, need on need signaalid, mis saadetakse sealt soolestikust, nende seente poolt, on see näiteks pärmseen, mis saadab sulle signaali, on need võib-olla need patogeensed bakterid, mis on ülekaalus, nad tahavad süüa, nad saadavad sulle neid signaale, et kui sa tunned mingit, käid poes sealt pagarileti juurest läbi, mõtled, ei ma ei osta, aga lõpuks lähed ikkagi ringiga tagasi ja võtad, eks ole, sest et see lõhn on ja sa tunned, juba see tekitab mingisuguse impulsi. Aga kuidas nende vastu siis võidelda, jagu saada, olla üle nendest? Jaa, ma arvan, et sa saad juhtida neid kõhubaktereid väga edukalt, et sina oled ikkagi boss, et me teeme nendega head koostööd, me võiks teha nendega head koostööd. Nemad elavad ikkagi meie organismis, meie kehas, eks ole. Et siis me saame võtta kontrolli ja teha teadlikke valikuid, et neid häid bakterid hoida. Probiootilisi toite, hapendatud toite, fermenteeritud toite, neid ongi soovituslik tarvitada igapäevaselt. Natukene, need kogused ei pea olema suure, et ta jääb sinna 3-4 supilusikatäit päevas, eks ole, et kas nad on hapendatud köögiviljad. Meil õnneks meie kultuuriruumis on see hapendamise kultuur säilinud ja nüüd on ka tagasi tulemas uut võidukäiku tegemas tänu sellele, et me teame rohkem siis mikrobiomi koha pealt, kui oluline see on, et täna juba poes on saadaval märksa rohkem neid hapendatud toidutooteid kui varasemalt oli, et ei oota, et kõik hakkavad, eks ole, kodus jogurtit fermenteerima ja leiba küpsetama ja hapendama, et siis on tore, muidugi saab seda kodus teha ja suvisel ajal ma kindlasti soovitan, eriti kui on väiksed lapsed kodus, see on ülilihtne protsess, see peab olema lihtsalt väga puhas protsess ja see käib väga kiiresti, et siis aga kui ei ole huvi ise seda kodus katsetada, siis poes on väga palju häid variante saadaval, on need värsked hapukapsad, on need hapendatud kurgid, punase kapsa kimchi tuli just, ma vaatasin siin meie enda mikrobiomi teadlastega koostöös tehtult. Aga need jogurtid, mis on nende mingite heade bakteritega? Ja siis on ka hapendatud piimatooted. Nüüd täna toiduainetööstus peab piimatooteid pastöriseerima ja need nagu probiootilised tüved, laktobatsillid ja bifidobakterid, nad on kuumatundlikud, seda on hea teada. Ja seetõttu siis piimatööstus paneb peale pastöriseerimist, paneb need laktobatsillid ja bifidotüved sinna tootesse tagasi. Ja seda toodet me kutsume siis funktsionaalseks jogurtiks, funktsionaalseks toiduks. Aga kas need bakterid püsivad elus nii kaua, kui ta jõuab sealt siis tootmisest poeletini, siis tal on oma see, eks ju, see parim enne või kõlblik kuni ja kuniks ta jõuab minu toidulauale, et kas need bakterid on seal endiselt elus või nad ei püsi nii kaua elus? Ma julgen pakkuda, et nad on seal ikkagi olemas ja eestlased armastavad piimatooteid tohutult palju, meil on lettidel neid saadaval ka, mõned paremad kui teised kindlasti. Igal brändil on oma patenteeritud tüved. On üks esimesi oli Tartu Ülikooli ME3 bakter, helluse bakter, mis on patenteeritud, siis on Terel, on oma bakter just TalTechi mikrobiomi teadlastega tehtud ja siis on keefiluse bakter, eks ole, kutsume seda soomlaste bakteriteks, et need on inimtüübi spetsiifilised bakterid, mis tähendab seda, et need on inimeselt endalt võetud, inimese enda mikrobiomist. Ühesõnaga, et sa pigem soovitad neid, kui süüa probiootikume apteegiriiulist? Jaa, minu arust minu teadmiste järgi ja minu praktika järgi siis hapendatud toidud on parem variant oma mikrobiomi eest hoolitsemiseks kui kalleid toidulisandeid, probiootikume niimoodi regulaarselt krõbistada, et ma kindlasti ei soovitaks võtta probiootikumi toidulisandeid aastaringselt, et see ei ole päris niimoodi mõeldud, et enne kõike me võiks ikka toidust saada need hapendatud toitudest. Aga kas mingi kuur õigustab ennast ära, sest näiteks minule perearst just soovitas ja ütles, et ära neid teisi probiootikume osta kindlasti seda, siis ma läksin apteeki ja see maksis 30 €.
väike purk. No ma ostsin selle ära ja ma olen neid tegelikult praegu võtnud nüüd mingi 1,5 nädalat või 2 nädalat. Ja kuidas enesetunne on? Ei ole midagi aru saanud. Aga mina olen ka kuulnud sellist asja, et tegelikult ennem peaks üldse tegema kindlaks, mis ebatasakaal sul on ennem, kui sa hakkad probiootikume juurde võtma. Et kas üldse pead või milliseid, kas see on ka vastab tõele, et sa ei saa lihtsalt tühja koha pealt hakata sööma mingisuguseid baktereid, lootes, et küll läheb õigesti või küll see tasakaal, et kas enne peaks üldse uurima ja tegema selgeks, et kas sul üldse on puudu või on mingi ebatasakaal või? No, siin tuleb nüüd mängu see koostöö, kas siis toitumisterapeudiga või sa teed mikrobiomi analüüsi, näiteks sealt tuleb välja, et sul ei ole probiootilisi baktereid nagu bifidobaktereid ja lactobacille, eks ole. Näiteks või sa oled mingit ravimikuuri teinud või sa oledki beebipille näiteks võtnud ja sa tuled sealt maha, see vajab tegelikult pikka toetust, mitme kuu vältel, et siis ma saan aru, et see on raviskeemi osa, raviplaani üks osa, eks ole, missuguseid tüvesid me võtame, me teame täna täpselt, missugused tüved ka mis probleemide puhul mängu tulevad ja loomulikult saab ka ennem teha analüüsi ja vaadata, missugused tüvesid meil vaja on. Kas kuidagi see soolestik mõjutab ka meie nii-öelda seda vananemisprotsessi, mida me kõik tegelikult meie Kaidiga olemegi selle podcasti teinud sellepärast, et me ei karda vananemist. Ei, meie see on ei väga karda. Loomulik. Aga samas tänapäeval on ju nii palju häid võimalusi selleks, et vananeda täpselt nagu need nagu sinised tsoonid on, eks ole, et vananeda niimoodi, et sa oled särav, õnnelik, normaalne, terve inimene. Ja samamoodi me saame ka ju oma naha seisukorda väga palju hoida, sellega tegeleda, et me oleksime ise õnnelikud oma selle vananemisprotsessi üle, et me ei pea kuskil laskma sellel vanadusel nii-öelda ennast üle võtta. Kas soolestik üldse määrab vananemisprotsessi ja mõjutab seda kuidagi? Ja mängib suurt rolli. Kui me vananeme, siis me kaotame seda liigirikkust ja seda mitmekesisust, mida me just tahame siis hoida. Vananemise käigus ainevahetuslikud muutused toimuvad, eks ole, enam ei ole ainevahetus päris sama. Kui me vaatame ülemineku aega, siis täitsa siuke termin olemas nagu estropoloom. Seda estropoloomiks me kutsume neid baktereid, mis osalevad just östrogeeni siis ringluses ja me teame, et sellel perioodil, kui ülemineku periood, ütleme, mis hetkest me nagu ütleme, et see algab, eks ole, kas me vaatame 10 aastat juba varem või me ütleme, et siis kui päriselt menopaus hakkab, eks ole. Et me teame, et need bakterid siis vähenevad ja see nõrgeneb ja seetõttu tulevad ka sümptomid nagu kuumahood ja öised higistamised ja keharasva hakkab just tekkima sinna kõhupiirkonda. Kas seda saab nüüd kuidagi kõiki neid sümptomeid, mis siis nii-öelda selle postmenopausi ja me nüüd just õppisime. Menopaus on 1 päev ainult selgus. Jah, et me saime ka väga palju targemaks, et on see perimenopaus ja menopaus ja postmenopaus. Ja paljudel naistel, nagu me Kaidiga oleme foorumitest lugenud, on ikka väga tõsised vaegused ja hädad ja valud ja need kuumahood. Et kas nüüd, kui see liigirikkus väheneb, kas siis me saame, kui me toidame seda liigirikkust, siis kõikide nende heade toitudega ja nende, eks ju, apendatud asjadega, kas see vähendab neid sümptomeid? Kas on lootust, et ta vähendab neid sümptomeid või? Et kas õige toitumine, tasakaalustatud toitumine, oma vanusele kohane toitumine aitab? Jah, aitab absoluutselt. Nii et ikkagi see on hästi palju meis endast kinni. Jah, on küll. Nii, milline see toitumine peab olema? Meie vanused naised, kes on siis menopausis või on nad siis seal perimenopausis või siis postmenopausis, et kuidas nüüd meie vanuses naised peaksid oma toitumist muutmas, ma vaatan enda pealt, et ma ei saa enam süüa seda jäätist ja saiakesi ja pitsat on ju nii palju kui nooremana. Et milliseid muutusid meie peaksime oma toitumises tegema, et siis meil soolestik oleks terve, et me toetaks oma mikrobiomi sellega? Mina arvan, et väga hea on keskenduda just nendele asjadele, mida sa saad süüa, et hästi vale lähenemine on, et
ma ei tohi nüüd seda süüa ja hakata ennast piitsutama ja mida rohkem sa ütled ei, seda rohkem sa tahad seda. Ja see tekitab stressi. Ja kuidagi niimoodi see mõjub, et kõik head elustiili muutused, toitumisharjumuste muutused algavad enne kõike sellest, et sa ei võta endale liiga suurt ampsu, et sa hakkad niimoodi vaikselt minema ja sa keskendud sellele, et su toitumine oleks tasakaalustatud, sinu vanusele vastav. Kui me naistest üldse räägime, siis mida vanemaks me saame, seda rohkem me vajame valku, me vajame, et see valk oleks kvaliteetne ja loomulikult see oleneb sellest, kui suur on sinu füüsiline aktiivsus, missugust treeningut sa teed, kui tihti sa seda treeningut teed, kas sa koged stressi, kas sa oskad seda stressi juhtida, et kõik need asjad tulevad mängu, et kui minu vastuvõtule tuleb naisterahvas, siis kõigepealt me paneme paika selle, mis on tema päevane minimaalne valguvajadus ja mis on tema see ülemine ots, et ta teab, et see on, sa peaksid une pealt teadma oma valguvajadust. Aga kust ma teada saan seda, kui suur see mul on? Selle saab ise välja arvutada või siis tehagi koostööd toitumisterapeudiga, aga ma toon näiteid, eks ole, et kui Eesti riiklikud toitumissoovitused ütlevad, et su valguvajadus on igasugune miinimum 0,8 grammi kehakaalu kilogrammi kohta, see on nüüd siis, kui sa põhimõtteliselt nagu lamad ja mitte midagi ei tee, eks ole, või sa oledki nii istuva tööga, elustiiliga, et sa põhimõtteliselt ei liigugi, eks sa oled ühe koha peal, kõigepealt oled hommikul, istud arvuti laua taha ja siis õhtul teleka ette umbes midagi sellist, siis on 0,8. Aga tõesti, mida vanemaks naisterahvad saavad, seda rohkem tegelikult see valguvajadus tõuseb, et me arutame välja selle 1,2-ga, 1,6-ga, teinekord 2 grammiga. Et päris isemast ma peaks ikkagi siis suhtlema spetsialistiga, et päris isemast ikkagi välja arvutada ei saa, ma saan praegu. Võib teha seda või siis lihtsam on, ma arvan küll, spetsialisti poole pöörduda, kes selle sinu eest ära arvutab. Aga nüüd sa ütlesid siia juurde, rõhutasid seda, et see peab olema kvaliteetne valk. Näiteks väga paljud inimesed üldse ei tea valkudest eriti palju, eks ju, et millistest arvatakse, et valk on ainult liha ja samas, et milline see kvaliteetne valk on, et mida siis meie vanuses peaks tarbima just selle valguvajadusele vastavalt, kui me oleme teada saanud, palju me vajame. Ja eestlastel lihasöömine meeldib, piimatooted meeldivad, nüüd me proovime rohkem inimesi suunata ka kala sööma, seda just, see on Põhjamaade toitumissoovitustest tulenev suund. Võt, kui me nüüd selle koguse välja arvutame ühele näiteks 50 pluss, 45 pluss naisterahvale, kes teeb palju trenni näiteks, teeb nii jõutreeningut 3 korda nädalas, see on ideaalne ja siis ta teeb veel mingisugust joogat või pilatese praktikat, käib pilates on jõutreening, ma käiks üks ütlen, väga tugev jõutreening. Ma kiiresti parandan, sellepärast inimestel on väga, just, see on väga vale arusaamine pilatesest, et pilates ja jooga on väga erinevad ja pilates on jõutreening. Ma lihtsalt korra ütlen vahele ka, et see Briti äpp, kui ma nüüd olen seda teinud, siis ma vaatan seda videot, mõtlen, issa, kui lihtsad harjutused ja siis hakkad tegema. just. Ja tegelikult võib ka öelda, et jooga, eks ole, oleneb, mis joogat me teeme, on ka ikkagi lihastreening, eks ole, et absoluutselt, me võtame need faktorid arvesse ja siis, kui me arvutame selle välja, ütleme, et tal on ka stressirikas töö või tal on see periood, siis see võib tulla seal 150 grammi päevas valku näiteks. See on väga suur kogus. See on väga palju. See on väga palju ja väga lihtne on hakata siis kohe sööma seda, mida me teame, need lihatooted ja väga palju, kus see koostöö võib-olla koht tuleb mul tavaliselt enda patsientidega ongi see, et me peame ju taimset sööma 80% enda toidulauast, enda menüüst tegelikult ja 20% võiks olla loomsed saadused. Et siis me räägime ikkagi ka tofust, me räägime tempest, me räägime, kus sa saad need aminohapped. Et valgud on kokkuleppeline mõiste tegelikult ja aminohapped on need, mis me toidust saame, millest meie keha ehitab üles siis valku. Et ma arvan, et mis toitumisterapeudid või ka mina teen toitumisterapeudina, mis on teistmoodi, ongi see, et me lähme personaalseks, eks ole, et me loome selle valguvajaduse vastavalt kõikidele nüanssidele, mis mängivad rolli ja siis see võiks ideaalis sisaldada nii kala kui liha, kui täistera, looduslikult gluteenivabu teravilju, kaunvilju. Eestlased söövad
väga vähe kaunvilju. Meil ei ole veel seda harjumust neid süüa. Ja need on väga kiudainerikad just ka mikrobiomile. Me tänaseks teame, et igal bakteril on oma lemmik uba põhimõtteliselt, mis talle meeldib. Et me teame enda bakterite kohta juba rohkem infot, et mis toidud neile meeldivad. Et kui me tahame neid häid baktereid sööta, siis me peaksime rohkem sööma kiudaineid ja on tore ka see soovitus 30 taime nädalas süüa, eks ole. Siia lähevad nii teraviljad, kaunviljad, ürdid. Ja nüüd me jõuamegi selleni, millest ma siin episoodi alguses rääkisin, et ongi see suvine grilliperiood, me sööme meeletutes kogustes grillliha, vorstikesi. See lihakogus, mida me võiksime süüa, on portsjonid on nagu väikesed, sealiha portsjon, 35 grammi tikutopsi suurune. See on toitumine.ee, kui lähed, siis sa näed ära need portsjonid, eks ole, mitu portsjonit sa siis tohid süüa vastavalt, see on nagu rohkem kaloraaži põhine. Eks ju, kui sa sööd puhast liha, siis on veel lihtne. Aga seal on ju need vorstid ja asjad, mis sisaldavad ja marinaadid, eks. Ja töödeldud toidu osakaal on hästi suur, eks ole, et suhkrumarinaadis šašlõkid ja ongi sõna otseses mõttes, kus hakkad vaatama suhkrukogust, kui palju sinna suhkrut pandud on, et siis need ei ole eelistatud toidud kindlasti mikrobiomile, et suhkur toidab just pigem neid patogeeni, neid põletikubaktereid, just seeni, nendele tohutult meeldib see. Et pigem osta siis puhas liha ja see ise kuidagi ära maitsestada lihtsalt. Mida kvaliteetsem see liha on, seda parem ta sulle kindlasti on. Ja. Nii, aga mida nüüd siis, ütleme siis ma ka seal grilli õhtul on ju piiran seda lihakogust, aga mida sinna kõrvale tuleks süüa, et siis oma soolestikku ja oma kõhubakterid toita? Tegelikult võib ju teha ka kaunviljadest burgeri kotletid valmis. Et ei peagi just seda liha sööma. Ja meil täna on uskumatult palju tooteid tulnud juurde. Meie enda eestlaste teadlastega koostöös tehtud Thormi tooted, eks ole, vegan tooted. Väga suurepärase koostisega ja tehtud just hernevalgust. Aga maitse? Mina ei ole neid söönud. See on maitse asi ja ma arvan, et see nagu lastelgi, eks ole, peab 10 korda ennem tutvustama ja proovima. Muidugi nende vegan alternatiividega on lihtsalt see väike konks, et esiteks nad on väga kallid, et ütleme, kui me räägime nüüd kõikidele nii-öelda üle Eesti nagu naistele, et siis esiteks nad ei ole kättesaadavad paljudes kohtades ja nad on hinna poolest väga kallid. No sama on ka kvaliteetne liha. Seda küll, just see hinnafaktor on ka tihtilugu see, mis määrab ära selle grilli õhtu, selle vorstivaliku, eks. Ja need nagu soodsamad alternatiivid, et ütleme, kui siis on, sa lähed külla ja seal on siis palett neid vorste ja juba valmis marinaade, et sul nagu puudub kontroll nii-öelda selle, et kas siis on ka, üks variant on see, et jäta söömata, eks ju, aga et kas mis siis oleks hea teha, et seda nagu tasakaalu nagu toetada, et kas siis jätta magusat vähemaks või kuidas ikkagi aidata inimesi, see on nii keeruline, just kui sa ise ei suuda kontrollida. Ja alkoholi ära unusta, seal juures on tavaliselt õlu, vein või siis prosecco. Ja no see kõik, see läheb sinna tähistamise ja pidupäevade alla tegelikult, see on see sama, mis on jõulude ajal ja aastavahetused ja kõik selline, eks ole, et see algab juba kodust, see ettevalmistus tegelikult. Et kas sa sööd regulaarselt 3 toidukorda päevas, ideaalis täpselt samal kellaajal? See ei ole võimalik. See on võimalik, aga see on põhiprobleem ilmselt tänapäeva inimestel. Meil on väga kiire elutempo, naisterahvad, 30+ on need pereinimesed, kes hoolitsevad igas vanusegrupis pereliikmete eest alates kõige väiksemast kuni kõige vanema ja väärikani, eks ole, hoolitsevad ka meeste eest. Kahjuks kipub niimoodi olema, et nad iseenda eest niivõrd ei hoolitse kui teiste eest. Sa enne ütlesid nii vahvasti, et on mustrid, mis Eesti naised nagu teevad siis eks ju vildakalt, et kuidas neid mustrid siis parandada? Mis need mustrid on ja kuidas neid parandada? Jaa, väga hea. Naisterahvas ei söö hommikusööki. Joob kohvi ja teeb ühe võileiva. Ja see võileib on nagu selline, et seal on see läbipaistev sink, vaata,
ja siis üks juustuviil. Ei, ma võin öelda, minul on krõpsuleib või, sest ma armastan võid, siis on seal juustuviil, salatileht ja kurk. No aga ma küsin, kui palju seal valku on? Kas see on No tasakaalustatud siis ongi nii eine? palju, kui seal ühes juustuviilus on. Et see ei ole tasakaalustatud eine viljaka seas naisterahvale või naisterahvale, kellel hakkavad ka hormonaalsed muutused toimuma ja see, millal need hakkavad toimuma, on suuresti seotud sellega, missugune tema hommikusöök on olnud kõik need 10-15 aastat enne seda, eks ole. Milline see ideaalne hommikusöök peaks olema? Naisterahvad ei peaks paastuma, näiteks seda viimasel ajal on palju räägitud sellest, mina ei soovitaks ka rohkem kui 12 tundi paastuda, mis on normaalne selline õhtusöögist kuni hommikusöögini öö paast, eks ole. Aga miks? Sellepärast, et see hakkab mõjutama meie hormonaalset tasakaalu. Meil on vaja saada seda energiat hommikul kohe ja me ei tohi oma veresuhkruga mängida, sest sa ei taha, et terve su päeva veresuhkur käib üles alla ja siis sa oled see inimene, kes sul on kommikesed kuskil või siis on see kohvi ja hakatakse kohe hommikul. Ei anta endale piisavalt energiat, hommikusöök on olematu või tasakaalustamata, mis on see, mis on õige toitumine tegelikult, juuakse kohvi, viiakse energia kunstlikult ülesse, minnakse tööle, siis tunned, et aga veresuhkur nagu kukub, nagu ei ole hea olla, siis hakkad komme sööma, siis sa jood veel kohvi, võib-olla sulle väga meeldib kohvi, siis sa jood juba 3. kohvi, siis tuleb lõunapaus, sa mõtled, mul ei ole kõht tühi, ma ei lähe sööma. Ja ma tahan üldse natuke kaalust alla võtta, eks ole, et siis ma peaks ju vähem sööma. Ja nüüd ongi tegelikult see, et enamus naisterahvad, kes tulevad minu vastuvõtule, nad ei söö piisavalt. Ja nad on, aga ma ei tea, ma olen 10 aastat nagu samamoodi teinud, igasugu dieete pidanud ja ma võtan kogu aeg juurde ja mul on väsimus ja mul on isud ja ma ei tunne ennast hästi. Ja siis, kui me hakkame vaatama, siis me räägimegi sellest, et palun hakka sööma vastavalt oma vanusele, vajadusele ja kõigele sellele kupatusele. Me peame piisavalt sööma ja me teame, et Eesti naine ei söö piisavalt. Ja siis me oleme üllatunud, miks ta ei ole nii õnnelik või... Liis Orav käis meil on ju menopausist rääkimas ja Liis ütles ka, et naine peab sööma hommikul 30 grammi valku. Jaa, absoluutselt. See on retsilt palju. Et kus siis tõesti see 30 grammi valku kätte saada? Või kas sa arvad, et peab ka 30 grammi iga naine sööma või see on ikkagi... Jaa, vähemalt 30 grammi. Nii, 30 kui me arvutame välja selle piisava valgukoguse, siis me peame selle ju ära jaotama vähemalt 3-4 toidukorra vahel, eks ole. Et see tulebki niimoodi. Ja kui sa üldse pole söönud, sa oledki see naine, kes on söönud 1 võileiva ja kohvi hommikusöök, siis on hea alustada kõigepealt 20 grammist, teha endale selgeks, mis see on. No ma toon näite, tavaliselt munaroog, eks ole, 3 muna vähemalt. Vähemalt, see on sinna... Ma olen nii palju vaielnud mingite spetsialisti, ma pikka aega sõin 3 muna vähemalt ja sinna igast muud asjad juurde. Ja siis keegi mulle ütles, et oi, ei, nii palju mune küll ei tohi hommikul süüa. Mina suvisel ajal, kui mul on kiire, ma teen funktsionaalse keefiriga, marjadega, panen sinna mingit taimset valku juurde näiteks. Milline on hea taimne valk? Kas kanepi? Jah, siin tuleb vaadata seda profiili, et sul on vaja kõik saada need 9 asendamatut aminohapet, mida meil on vaja toidust saada ja see on tavaliselt üldjuhul see trikk, et sa paned täistera teravilja kaunviljadega kokku ja sa saadki selle profiili või siis Eestis on tõesti kanepivalk, meie enda õlikanepist tehtud, ökopoodides saadaval, väga hea toode või siis lihtsalt vaadata, et see taimne proteiini toidulisand sisaldaks näiteks riisi ja kaunvilja ja teinekord on seal ka siis kanepit. Kui need on, siis see on juba hea. Ja ütleme ikkagi see minu taldrik nüüd hommikul, seal on nüüd 3 muna, mis ma sinna juurde veel peaks panema? Ma arvan, kui see on ka munaroog, siis rukkipala sinna kõrvale ja võib-olla natuke isegi veel kurki, redist, kodujuust, oleneb hooajast, eks ole ka. Väga hea, mul tekkis kohe küsimus kodujuustu kohta, selle kohta on ka, mina olen kuulnud seinast seina arvamusi, et kodujuust on muidu ju tervislik. Mis see tervis tähendab? Tervis tähendab erinevate inimeste jaoks väga erinevaid asju. See, mis minu jaoks on tervislik, võib olla sinu jaoks selline, et saadab su haiglasse, eks ole. Et see ongi see personaalne toitumine, meie personaalsed vajadused, mis elu me elame, mis meie rutiin on, elustiil, seepärast me ei tee neid toitumiskavasid kaloraaži põhjal, üks nädal, näe, palun, hakka pihta, eks ole, see ei tööta. See ei tööta, aga muidu kodujuust iseenesest ei ole halb toode. Kui sa võid süüa kui sul ei ole laktoositalumatust, insuliiniresistentsust, selliseid teemasid,
siis miks mitte, aga väikses koguses piimatoodetega ei tohi üle pingutada. Ideaalis võikski vaadata, et tuleks ka funktsionaalsed, et need laktobacillid ja bifidobakterid on sinna lisatud, meil on täna funktsionaalsed jogurtid, funktsionaalsed keeferid, funktsionaalsed juustud isegi, eks ole. Aga seal nii kodujuustus kui jogurtis peaks siis vaatama ka seda valgusisaldust, jah? Jaa. Seal on erinevused ka ja mõni Kreeka jogurt sisaldab 200 grammi, sisaldab 20 grammi valku, eks ole, see on seotud selle tehnoloogiaga, mis nad kasutavad, et seal on valku rohkem ja teise jogurtiga on seal võib-olla 7-6 grammi 100 grammi kohta, eks ole. Ka 3 grammine on. Jah, ka selliseid on, jaa. Kreeka jogurt, 3 grammi, vaatasin valku. Sest pärast Liisiga episoodi ma olen hakanud neid silte lugema ja vaadanud, kui palju siis on selles kodujuustus või jogurtis seda valku ja tõepoolest see, mida ma enne sõin, ma vaatasin, appi, seal on ainult 3 grammi, siis leidsin teise, kus oli 10 grammi. Läätsed, kaunviljad, eks ole, toortatar, väga hea valguallikas aminohapete profiiliga, sinna juurde üks võileib rasvase kalaga, eks ole, jälle me saame see 30 grammi valku kätte, on see quinoa näiteks, soovitan looduslikul gluteenivabu teravilju enne kõike. Aga nüüd ikkagi räägitakse seda, et oma soolestik korras hoida, peab sööma hästi palju kiudaineid. Kui palju nüüd meie vanuses naised peaksid sööma iga päev kiudaineid? Vähemalt 25 grammi päevas ja ideaalis tegelikult, kui me vaatame mikrobiomi teadus, seal on soovitus, et me võiksime seal 50 grammi juures olla tegelikult ja mina ütlen, et võiksime kuskile keskele nagu kukkuda, et see 25 ja 50 vahele. Aga too nüüd mõned näited, mis on need, kus taimsed siis, kiudained on taimsetes toodetes on ju, ja taimses toidus, et too mõned näited, kus on nüüd siis kõige rohkem neid kiudaineid või mis on niisugused head kiudaineallikad, ütleme nii? Erinevad kiudained on olemas, siin läheb ka väga spetsiifiliseks, me teame ju, missugustel bakteritele, mis meeldivad, üks on inuliin kindlasti, sibulad, roheline sibul, punane sibul, valge sibul, küpsutatud sibul, siis on resistentne tärklis, et tegelikult tärkliserikkad toidud nagu banaan, täna me soovitame rohelist banaani, sest seal on resistentne tärklis, ta ei tõsta meie veresuhkurt nii drastiliselt ja ta on otseselt toiduks seal headele bakteritele mikrobiomis, kui me keedame kartulist üldse räägitakse ainult hullu juttu, eks ole, et ma olen valmis kõigiga debatti pidama, kes ütlevad, et kartul on halb kuidagi moodi. Aga siin ikkagi sõltub see, kuidas me selle kartuli siis nii-öelda valmistame. Jah, just. Töötlemismeetod, et kui me võtame selle kartuli, mis nüüd hakkab tulema, eks ole, et järgmised pool aastat on kõige toitainerikkam, ta on meil siin kodumaal olemas, ta on jätkusuutlikkuse koha pealt fantastiline toiduaine, me peaksimegi seda rohkem sööma. Nüüd, kui me selle ära keedame, aurutame ja siis paneme külmkappi, jahutame maha, siis tema struktuur muutub keemiline, ta muutub resistentseks, tärkliseks. Jälle ta ei tõsta meie veresuhkurt nii drastiliselt ja ta on heaks kiudaineks siis meie soolebakteritele. Ma tooks näite siis kartulisalat, eks ole, mis on siuke võib-olla sobilik grillpeo vorstikeste kõrvale, mida saab ette valmis teha ja ma arvan, mis väga paljudele meeldib. Ja no kui palju seda majoneesi sinna panna siis? Ma teen jogurtiga ja panen natukene majoneesi, et ta teeks kreemisemaks. No majoneesi saab ise ka segada, paned seda sinepipulbrit ja hapukoort või jogurtit ja sinna natukene maitsainet ongi majonees. Aga tegelikult sa mainisid, et kartul tuleks maha jahutada külmkapis. Just, ma tahtsin ka seda küsida, et kas ta ainult sellisele kartuli ja söön seda kuumalt? Siis tal ei ole sellist efekti. Ta tõstab su veresuhkurt kiiremini ja tal ei ole seda resistentset tärklis, siis ta on lihtsalt tärklis. See on süsivesik. Vaat see on väga huvitav info, sest tihtilugu just peljatakse seda, kui on jäänud eks ju külmkappi või maha jahtunud ja arvatakse just, et see kartulisalat on kõige hullem, eks ju. Et vaata, kui huvitav. Ja ma olen väga sama kuulnud riisi kohta. Ja just riisi, quinoa koha pealt sama trikk. Üle need kaerahelbed ja sama trikk. Kui ma quinoat söön soojalt, mida ma teen väga tihti, kas tal siis ei olegi seda efekti, ma peaks seal külmkapis maha jahutama või? Jah. Natuke muutub see struktuur seal selle temperatuuriga ja siis osad küsivad näiteks, aga kas ma võin teda siis järgmisel päeval uuesti üles soendada?
jah, võib küll, aga natuke läheb seda ikka kaduma, et igasugune kuum töötlemisprotsess ikkagi võtab toidust vähemaks, nii toitaineid kui seda resistente tärklist ka. Aga ei saa sundida, ütleme külmal ajal ikka ei sunni inimest seda külma asja sööma, et see mängib palju rolli selles riigis, kus meie elame, eks ole, mis kliimaga meie kokku puutume. Odratang, mis on ka fantastiline mikrobioomile, quinoa, hirs. Kas seda odratangu võib soojalt süüa kohe või? Sellel kehtib samamoodi see resistentse tärklise trikk tegelikult. Ma korraks kordan üles, ma arvan, et ma juba kuulsin, et kellelgi tekkis küsimus. Ja et ühesõnaga, sina siis soovitad niimoodi, et kõik need, eks ju, need teraviljad on ju, sa aurutad või keedad nad ära, siis sa jahutad nad maha ja siis tal tekib see resistentne tärklis ja siis see osaliselt ikkagi säilib, kui seda uuesti kuumutad. Et kas on niimoodi, et kui algselt on kuum, siis seal seda ei ole, aga kui ta on maha jahtunud ja uuesti kuumutad, siis tal ikkagi mingil määral see säilib. Ehk siis tegelikult peakski sellise ringi taga ära tegema. Ja. Ongi nii, appi väga. Ei pea, aga võib, eks ole. Üks asi, mis võib olla nii mõnelgi, kes meid praegu kuulab, mõtleb, aga mis see residentne tärklis on? Süsivesik, tärklis, millest see toiduaine suuresti koosneb, kui me näiteks vaatame kartulit, mis ta koosneb suuresti tärklisest, sellepärast ta ei ole köögivili, ta ei lähe köögivilja portsjonite alla. Ja kui me ta siis maha jahutame, siis see struktuur muutub resistentseks. Ja täna me teame, et see on siis kiudaine, mis on nendele soolestikubakteritele, headele bakteritele väga meeldib. Aga siis sa mainisid seda üleöö leotamist ja tänapäeval hästi palju räägitakse sellest ja isegi räägitakse, et neid kaunvilju ja kõiki neid teravilju soovitatakse ennem leotada ja siis alles töödelda. Näiteks ma enda puhul olen märganud seda, ma olen küll väga-väga tervislik toituja oma siis teadmiste piires, et selles mõttes kindlasti on arenguruumi väga palju aga mina olen ise enda puhul avastanud seda, et kui ennem seda, kui ma hakkasin leotama, ma panen sinna kaeraälveste sisse, peidan laste jaoks sinna ka toortatart ja ma peidan sinna quinoat ja siis ma leotan selle üleöö, aga ennem kui ma ei leotanud ja tegin lihtsalt kaeraälbe pudru näiteks, siis mina näiteks tundsin seda, et kui ma sõin kõhutäie pudru, siis mul oli juba tunni aja pärast kõht tühi. Ja mul ei selline tunne, mul ei ole mõtet seda pudru süüa, et see ei vii mind mitte kuhugi ja siis ma ikka sõin kas muna või mingit sellist tõsisemat toitu, eks ju. Ja ma mõtlesingi, et minul ei sobi need teraviljad või see pudru, sest et see nagu, ta ei hoia mu kõhtu täis. Ja selles hetkes peale, kui ma hakkasin neid leotama nagu regulaarselt ja tegema siis seda leotatud teraviljast putru hommikul lastele endale ka, siis ma avastasin, et ma ükskord Kaidile ka ütlesin, et näed, et ma siin hommikul, eks siis ma panin natuke maapähkli võid ja mingit kookos, eks ju, piima veel peale ja siis ma avastasin, et kell on juba 2 või 3, ma olin hommikul kell 8 selle pudru söönud ja mul ikka ei olnud kõht tühi. Mis seda mõjutab või miks see niimoodi on? See on see aminohapete profiil, mitmekesisem aminohapete profiil, kus paned sinna quinoad ja toortatart ja kaerahelbet täistera ja midagi veel, eks ole, mis on valgurikas, et sa saad parema selle aminohapete profiili, see on rohkem valku sees, ehk siis see eine on rohkem tasakaalustatud, tõepoolest, kui sa teed, vahepeal tekkis see trend, eks ole, et kuidagi lehmapiim on halb ja hakati putru tegema nende taimsete jookidega, aga nendes taimsetes jookides, et piimatoode on ju makrotoitainete poolest juba tasakaalus toit. Seal on nii süsivesikud, rasvad kui valgud. Ja vanasti tehti piimaga putru ja see oli täis piim näiteks võib-olla maal, millega tehti. See eine oli rohkem tasakaalus, võib-olla oli seal mingi leivatükike, mingi liha, suitsu, singiga veel, eks ole. Ta oli tasakaalustatud nende makrode poolest rohkem, aga siis kui hakati tegema nende kaerajookide, sojajookide, kookosjookide, nende jookidega seda putru, siis tegelikult see ei ole makrotoitainete poolest tasakaalus, sest sul ei ole seal valku ja sul ei ole seal piisavalt rasva. Ja siis ongi kõht tühi, näiteks ta tõstab su veresuhkru nii drastiliselt ülesse, et sa kukud sealt alla, sa tunned, su tuju muutub, su emotsioonid muutuvad, su isud tekivad ja siis ongi siuke tunne, et võiks magama minna peale hommikusööki umbes pool tundi hiljem, eks ole, sest ta ei ole tasakaalustatud eine. Vanemad inimesed ju just teevad hommikul endale piimaga putru võid peale ja kas see on hea hommikusöök? Ja kui sa teed piimaga, võib-olla sa segad veel sinna jogurtit juurde, võib-olla sa paned natuke kodujuustu sinna, seemned, pähklid,
okei. Aga üks asi, millest me tahaks ka veel rääkida, on ülekaalulisus ja soolestiku tervis. Et ma lugesin, et teadlased on just viimase, ma ei tea, siin 10 aasta jooksul leidnud selle seose soolestiku tervise ja ülekaalulisuse vahel. Ja noh, meie eas on ju vaata menopausiga, et hakkavad need lisakilod ka tulema ja üldse on ülekaalulisus tänapäeva maailmas väga palju, et kuidas nüüd see soolestik ja ülekaalulisus seotud on? Nii palju, kui mikrobiomi analüüse olen näinud, siis osadel inimestel on seal need bakterid, mis nad on oma emalt saanud, mis me teame, et toetavad just kaalu koha pealt, nendel inimestel on lihtsam hoida figuuri, lihtsam kaalust alla võtta ja siis on need, kellel ei ole neid 2 konkreetset bakterit näiteks, sest nad ei ole neid oma emalt saanud või ta sündis keisriga ja nendel ongi raskem. Nad võivad täpselt samamoodi süüa, aga nende soolestiku kompositsioon on see, mis tegelikult nagu määrab ära, kuidas see mõjub. Et kui vanasti, tõin seda näidet, et üks toitumiskava, kaloraaž on paika pandud, trenni rutiin on sama, eks ole, 2 naisterahvast sõbrannad, mõlemad tahavad kaalust alla võtta. Üks võtabki ja teine teeb täpselt samamoodi kõike, eks ole, aga ta ei võta. Mis erinevus siis on? Ja siis vanasti tegelikult need treenerid ikka pahandasid ka, ütlesid, et sa ei ole täpselt teinud seda, eks ole, nagu ma ütlesin, sest et see ei ole võimalik, on ju. Aga nüüd me näeme, et mikrobiomi kompositsioon ikkagi väga palju mõjutab tegelikult, et mis on mikrobiomis on. Ja osadel on need bakterid, teistel ei ole. Kas neid saab juurde süüa? Jälle tekib küsimus, et kellel seda õnne ei ole, et nad on, kas neid saab kuidagi juurde tarbida? Osasid baktereid me teame, kuidas kasvatada, see on toiduvalikutega kindlasti, käib väga kiire arendustöö teadlaste poolt, kes soovivad siis neid tuleviku mikrobiomi toetavaid osade konkreetsete bakterite kasvu soodustavaid uusi probiootikume välja mõelda. Täna meil väga palju ei ole siukseid tooteid välja tulnud, eks ole. Me teame Lactobacilli bifidobakterid, siis on Akkermansia bakter näiteks, millel praegu siis kõik soovivad suurt tööd teha, et kuidas me saaks seda bakterit kasvatada. Kui seda bakterit ei ole üldse enam seal kompositsioonis, ta on täitsa seal nullis, siis me teda tänaste teadmistega ei saa kasvama panna. Kui teda on natukene seal jäänud, no 0,1, 0,2, siis meil on võimalik teda kasvatada. Toiduga, toidulisanditega, stressi juhtimisega ja nii edasi. Aga kuidas siis inimene teab, kas temal on tasakaalus mikrobioom? Et kui tasakaalu mikrobiomis ei ole, siis me kutsume seda dysbioosiks, soolestiku dysbalansiks ja kindlasti see annab tunda kõhulahtisusega, vahelduvalt kõhulahtisus, kõhukinnisus, gaasid, kõhuvalu, nahk, mingisugused nahaprobleemid hakkavad tekkima, ekseemid, võib-olla seda autoimmuunhaiguse diagnoosi, atoopiline dermatiit, rosaatsea, eks ole, mingisugused sügelused, laigud naha peal, kindlasti mõjutab unekvaliteeti, kuna me soolestikust toodame suuresti, me toodame seal virgatsaineid, neurotransmittereid, me toodame seal dopamiini, me toodame seal serotoniini, me toodame seal melatoniini, mida meil uneks on vaja. Ehk siis, kui uni hakkab halvaks minema, ärkad öösel mitmeid kordi, oled päeval väsinud ja seedeprobleemid nagu jätkuvalt on ja nõrkus hakkab peale tulema, et siis on aeg sammud seada spetsialisti poole, et sul ilmselt on mikrobiomi tasakaalutus ehk dysbioos. Aga millest see siis tuleb? Kus me selle mikrobiomi endale saame? Kas see areneb ema kõhus, kui laps hakkab nii-öelda arenema või see tuleb siis sünnihetkel või mis hetkel inimene selle mikrobiomi endale siis saab? Ja see, missugune sinu mikrobioom on, tuleb kindlasti, hakkab mängima sel hetkel, et kuidas sa siia ilma sünnid, kas sa sünnid loomulikul teel. Kui sa tuled läbi ema sünnikanali, siis sel hetkel sa täpselt enne välja tulekut, siis saad oma ema mikrobiomi kaasa sel hetkel, mis tal täpselt on. Ja see on selleks, et kaitsta siis selles uues keskkonnas, kus me järsku ennast avastame, ennast haiguste eest ja see kaitseb meid esimesed vähemalt 3 aastat.
Aga sa ütlesid, et siis milline mikrobioom emal parajasti on, millest see sõltub, milline see tal parajasti on, ütleme, kui ta on raseduse ajal olnud stressis, siis tal on kehva või kuidas see on? Jah, just nimelt, kõik need asjad, mis me teame, mikrobiomi mõjutavad, toitumisteaduses nimetatakse rasedusaegset perioodi 9 kuud, eks ole, kui loote programmeerimise aken. Ja täpselt see, missugune ka ema tervis on, kui palju ta stressi kogeb, kuidas ta ennast toetab, kas ta on õnnelik, mis toite ta sööb, missugune tema mikrobiomi tervis on, aga loomulikult kõik saab alguse ka veel tema emast ja siis tema emast enne teda. Kas seda mikrobiomi saab nüüd ise parandada? Kas seda saab kuidagi toita mingis suunas, mingite õigete või on seda võimalik meil parandada, kui ta on ka niisugune kehvapoolne olnud sealt emalt päritud nii-öelda? Jaa, see mikrobioom nagu ikkagi hakkab kuidagi välja arenema sellest, missugust toitu see laps siis sööb, ütleme, kõigepealt on see rinnapiimafaktor, siis tulevad esimesed tahked toidud, need on kiudainerikkad ja need hakkavad panustama ja loomulikult, kui tasakaalustatud need ained on, mis on valkude, rasvade, süsivesikute omavaheline suhe. Ja stress jälle mõjutab, eks ole, haigused, linnakeskkond, ravimid, kõik ravimid, ibu, metiin, valuvaigisti absoluutselt mõjutab, antibiootikumid mõjutavad. Ehk siis tavaliselt, mis juhtub, on see, et need lapsed, kes ei ole loomulikul teel sündinud, neil on natuke kehvem see algus seal viirustele vastupanemisega ja nad on rohkem haiged ja siis omakorda neid tahetakse võib-olla rohkem ravida antibiootikumidega ja see omakorda jälle, antibiootikum on nagu tuumapommi plahvatus, see ei vali, et kas ma nüüd ründan seda viirust või ma ründan mingisuguseid teist tegelesid, ta lihtsalt teeb nagu puhta töö. Aga öeldakse, kui sa võtad antibiootikume, siis pead võtma samal ajal ka probiootikume. Kas see siis kuidagi ei aita? Jah, täna me juba teame seda, et samal ajal võtta ei ole neid nagu mõtet, et nad lihtsalt nagu tühistavad üksteist ära. Et kõigepealt teha antibiootikumi kuur ja siis teha probiootikumide kuur. Hiljuti tuli just uus uuring välja, mis ütles, et antibiootikumidest taastumiseks ühest kuurist läheb mikrobioomil taastumiseks 2 aastat. Ja selle ei aita need probiootikumid ka? Eks nad ikka aitavad, aga siin on oluline ikkagi see toitumine, jälle see stressifaktor, kas sa teed trenni näiteks, kas sa füüsiliselt liigud, oled aktiivne. Aga ravimid, sa mainisid ka ibumetiini, see on nii levinud valuvaigisti, kui pea valutab, midagi on viga, ma tean, mul on endal üks sõber, kes krõbistas neid ibumetiine, nagu need oleksid mingid kommid. Kuidas need siis mõjuvad, mida nad teevad? See mikrobiomi kompositsioon, need head bakterid, need nagu hävivad siis selle ravimi tagajärjel. Antibeebipillid on näiteks ka sellised, mis hävitavad mikrobiomi kompositsiooni. Kangemad ravimid kindlasti, kunstlikud magustajad, need sünteetilised magustajad, mida nüüd kõik uued tooted on suhkruvabad, hakkad vaatama, siis sisaldavad mingisugust kunstlikku magustajat. Me teame seda, et mikrobioomil on hästi mõju. Kui sa niimoodi regulaarselt tarvitad, eks ole. Muidugi teinekord on vaja võtta valuvaigistit, hea küll, aga see kindlasti pole selline asi, mida regulaarselt võtta. Kui kergekäeliselt kõiki neid asju meile kas välja kirjutatakse, neid ravimeid või ilma nagu selle tugi nagu struktuurita või ka kogu see toidutööstus, kui sa mõtled need noored inimesed ja kes eks ju hea meelega joovad neid igasugust limonaade ja kõiksid energiajooke asju, et see on täiesti crazy, kui palju see meie tervist mõjutab. Ja kui sellest ei räägita, siis inimesed ei oska ennast hoida. Anna 3 head nõuannet inimesele, et oma see mikrobioom ja soolestik siis korras hoida. Keskenduda nendele toitudele, mida saab süüa ja mida me peaksime sööma. Kindlasti suhkrurikkad asjad, kunstlikud magustajad, süüa tühja kõhu peale mingisuguseid magusaid asju, aga ka puuvilja tegelikult ei tohiks tühja kõhu peale süüa, et ka vahepala peab olema tasakaalustatud makrotoitainete poolest. Kohvi tühja kõhu peale ei ole hea juua. 3 söögikorda eelistatult täpselt samal kellaajal meie keha tohutult armastab rutiini tegelikult, kui meil on vähegi võimalik toetada seda
et meie keha harjub ära sellega, et vot kell 9 on hommikusöök ja kell 12:30 on või kell 1 on lõunasöök ja siis sealt 3-4 tundi hiljem on see õhtusöök ja võib-olla seal on ka mingi vahepala, kui sul on trenni plaanis minna ja soovid mingit turgutust või siis õhtul võiks kindlasti süüa valgurikkalt ja hoolitseda päeva jooksul selle eest, et sa saad piisavalt valgu, et su keha saaks üldse ennast üles ehitada, süüa piisavalt kiudaineid, vähemalt 25 grammi. Täna me teame, et eestlased söövad vähem kui pool sellest. See kogus jääb 8-13 grammi ja see on, siis mõtle see liigirikkus seal juba tegelikult kannatab, eks ole, mikrobiomis. Väga tihti inimene arvab, kiudaine võrdub täistera leib. Aga tegelikult kiudaineid on nii palju erinevaid, me saame neid igast taimsest toidust ja sa pead ikka hoolitsema selle eest, et sa sööd oma minimaalsed köögiviljaportsjonid, et sa sööd oma marjaportsjoni, oma puuviljaportsjoni, me teame, täna võiks süüa 500-700 grammi kaunvilju nädalas. See tähendab seda, et ideaalis võiksid 100 grammi päevas kaunvilju süüa. Seemned, pähklid, aga siis need täistera teraviljad ja palju see ei piisa, kui ma söön 3 pähklit, on ju. Palju ma peaks pähklit sööma päevas? Umbes 20-30 grammi. Aga see oleneb jälle sellest, et kui palju su valku vajad ja mis su söömine, mis su toidulaud veel on, et me kunagi ei vaata ainult ühe toiduga seda, me vaatame ikkagi 2 nädala lõikes, kuidas su toitumine on. Mul on tunne, et siit on väga palju väga põnevaid jätkuteemas. Soolestik on meie teine aju, sellest sõltub kas me magame hästi, meie vaimne heaolu. Nii et võtame siit siis kaasa selle, et korralik hommikusöök, mis on valgurohke, et kui üldse midagi meelde jääb ja Kaidi, sinu hommikusööke ma hakkan kontrollima iga päev. Aga ma ütlen sulle ausalt, see on väga keeruline, sest ma ei suuda süüa 3 muna ja kõiki neid asju sinna juurde. Harjutad, alustad ühest munast. Ja ma arvan, et ongi nagu see tõesti naiste viga. Soovitus, mida öelda, et väga paljud naised ei soovi hommikul süüa või nad ei tunne isu, et süüa, eks ole. Kui me oleme selles närvisüsteemis, et me mõtleme, et me peame võitleja põgene, külmumine, tardumine, lõvi eest ära jooksma, siis me seedimine ei tööta. Siis me paneme seedimise pausile, sest see võtab nii palju energiat, et meil on vaja lõvi eest ära joosta ju, evolutsiooniliselt meie keha on veel seal kohas. Ehk siis, kui sa ei tunne absoluutselt söögiisu, siis sa tead, et sul on vaja oma närvisüsteemi hoopis reguleerida. On need hingamisharjutused, pikk jalutuskäik õues, vaadata midagi rohelist, panna silmad kinni, teha meditatsioonipraktikat. Massaaž on väga hea näide tegelikult sellest, võib-olla paljud on kogenud, et lähed massaaži, pole tööpäeva, tunned, kõht ei ole üldse tühi, isu pole, poole massaaži pealt tunned, kuidas kõht hakkab niimoodi korisema, tunned, oi piinlik, eks ole, mis see massöör nüüd arvab, see on väga hea näide sellest, kuidas toimub närvisüsteemi vahetus, sa lähed puhkavasse ja sellesse seedivasse, su seedimine hakkab tööle jälle ja sa kuuled, okei, tegelikult on kõht päris tühi küll, nüüd tahaks, lähen koju ja söön seda. Ja see on hea näide sellest, et söögiisu ei ole, kui sa oled selles võitleja põgene, lõvi eest on vaja ära joosta. Aitäh sulle tulemast ja aitäh niivõrd väärtusliku info eest. Aitäh kutsumast. Hea meelega räägin soolestiku mikrobioomist, see on mu lemmikteema siiski ja sellest võib tunde rääkida. Väga tore. Aitäh. No soolestik tuli välja, et on ikkagi suhteliselt meie teine aju. Mul on tunne, et ta ikkagi väga palju mõjutab kogu meie organismi tööd ja kogu meie heaolu ja meie emotsioone ja meie hormonaalsüsteemi ja kõike seda, nii et see on ikkagi päris huvitav. Et tuleb ikkagi süüa naturaalselt fermenteeritud, hapendatud toiduaineid. Ja mul on selleks väga hea fermenteerimiskursus. Ja selle kursuse üks fenomen on see, et me ei kasuta suhkrut fermenteerimise protsessis, sest Austraalia teadlased väidavad, et see suhkur ei fermenteeru lõplikult välja ja ta jääb sinna jääkproduktina sisse ka kombutšades, ka kõikides nendes siis nii-öelda heades toodetes. Kui on kasutatud tavalist suhkrut, need jäägid jäävad sinna sisse ja need hakkavad omakorda toitma siis seda pärmseent ja kõiki neid halbu baktereid, mida me ei taha toita. Ja muideks grillihooajale need samad teadlased ka soovitavad, kelle siis kursusele mina põhjalikult läbinud,
soovitavad, et kui on selline grillihooaeg või sihuke suurem söömine, et just need samad fermenteeritud salatid aitavad seda liha ja kõike seda seedida ja grillige juurvilju. Näiteks ühe retsepti ma annan teile küll grillihooajaks, mis on minuks lemmikuid. Ükskõik, võtad sa suvikõrvitsa, võtad sa porgandit, külmpress rapsiõli, väga hea, ei pea üldse väga kallist Itaalia oliivõli kasutama. Aga rapsiõli kohta öeldakse just, et seda ei maksa nagu tarvitada. Külmpress öko rapsiõli on väga hea toiduaine. Okay. Vähemalt mina tean niimoodi, aga me uurime selle välja, kui siin on nüüd vastuolu. Aga ühesõnaga, võta mingit õli, pane sinna sisse küüslauku, viska sinna veel ürte, mis sul aias on ja pane sinna need juurviljatükid marineerima. Sa ei pea midagi muud lisama, ei suhkruid, natuke võid soola panna. Ja siis, kui nad on seal natuke aega seisnud, kui sa paned need grilli peale, super. Mina teen oliiviõli, sidurine mahla, ürdid, soolpipar. No näed, teine retsept juba, 2 retsepti. Ehk siis tegelikult need ise tehtud marinaadid ei ole keerulised. Ei ole. Ja muidugi, mis oli veel hästi äge üllatus, oli see kartuli ja riisi ja nende tarvitamine. Et kui sa oled ära aurutanud või keetnud, lase maha jahtuda, pane külmkappi ja seal tekivad siis need resistentsed tärklised, mis hoiavad veresuhkru kontrolli all. Ehk siis kartulisalat, meie eestlaste lemmik. Pane sinna hapendatud igasuguseid oma tehtud juurikaid veel juurde ja või fermenteeritud ja sa saad super hea kartulisalati ja väga tervislik ja hoiab veresuhkru kontrolli all. Nii et tegelikult me saime väga palju põnevaid asju teada. Jah, saime ja aitäh sulle retseptide eest. Ja sulle ka.